Aina rohkem verinoori tüdrukuid rikuvad enda naha jäädavalt, kasutades liigselt kosmeetika ja ilutooteid. Kõik selle nimel, et näonahk oleks veatu, kumav ega vananeks iial. Suisa lapsi valutanud moehaigusel on ka nimi – kosmetoreksia. Samal ajal seisab aga noorem põlvkond vastamisi teisegi ootamatu trendiga. Välismaine meedia kihab uudistest, kuidas tänapäeva noored vananevad nagu piin ehk liiga kiiresti. Mis on selle taga ja milline on siis teismeliste meelest iluideaal, mille poole kindlasti tuleb püüelda? Mina olen Ketrin ja ma olen 13-aastane. Praegu on ilustandard kindlasti selline veatu nahk, millel ei ole aknet ja kortsuvaba, naturaalne, minu meelest see on ilus. Ma olen Marta Rosita, ma olen 13-aastane. Lõuajoon peab olema terav, ei tohi olla mitu lõuga sul, ehk siis tuleb niimoodi, et siit tuleb veel üks lõug ja see ei ole kindlasti lubatud. Mu nimi on Isabella, ma olen 15-aastane. Peamiseks iluideaaliks on suured, aga mitte ületehtud huuled ja ka tugevad näojooned, mis siit põse äärest oleks konti näha. See, et teismelised tahavad vastata maailmas valitsevatele ilustandarditele, on täiesti tavapärane. Kui aga 5–10-aastased lapsed hakkavad tundma liigset huvi ilutoodete vastu, tasub valvsaks muutuda. Ilukirurg doktor Mari Laasma postitas hiljuti koos oma 11-aastase tütrega sotsiaalmeediasse hoiatava sisuga postituse. Täna ma tahan teile rääkida sellisest uuest epideemiast nagu kosmetikoreksia. Tegemist on siis sellise uue epideemiaga, kus noored on kinnisideena võtnud endale skincare rutiinid ja nad on mõjutatud siis erinevate sotsiaalmeedia influencerite ja kosmeetikatööstuste poolt. Nende näonahk peab olema kogu aeg särav, nooruslik ja jumala eest mitte vananema. Doktor Mari Laasma sõnul on tegemist ohtliku trendiga, kuna 5–10-aastase lapse naha võivad ilutööstuse poolt reklaamitud tooted rikkuda kogu eluks. Let's do my morning skincare routine. We're going to go in with an anti-aging moisturizer and it's supposed to also help give you a lift because my face, I feel like I already need to get a facelift. That's okay. Again, ever since I turned 10, I've just noticed I look so much worse. I'm really getting older. So I just need to do more skincare all throughout my day. Täiesti populaarne on täna selline glowy ja särav nahk, aga paratamatult need tooted tihtipeale sisaldab ka selliseid aktiivaineid, happeid erinevaid, mis siis mitte lihtsalt ei pane nahka särama, vaid tegelikkuses ka kahjustavad seda nahabarjääri. Ja lapsel on ju see naha kaitsebarjäär nahale väga oluline, kui ta selle ära rikub noorena juba, siis võib arvata, et see nahk ikkagi vanemas eas ka võib olla rohkem kahjustatud. Näiteks ilukaubamaja Sephora on loonud suisa eraldi kaubamärgi Sephora Kids ehk Sephora lapsed, et meelitada oma võrku reklaamile eriti vastuvõtlikud 5–10-aastased lapsed ja see on neil õnnestunud. See on tegelikult selline müügitrikk, mulle tundub rohkem, et tegelikult selle taga on ju hästi palju suur äri, eks ole. Et nad ikkagi sisaldavad aineid, mida ma ei sooviks nii noorele lapsele nahale kanda. Saades juba alla 10-aastased lapsed ilutööstuse lõksu, hakatakse neile vanuse kasvades üha radikaalsemaid asju pakkuma. Ilutööstused kasutavad selleks suunamudijaid, kelle moodi teismelised väga olla tahavad. Igatahes homme I'm getting my lips done. Et lihtsalt korrigeerida, arvatavasti läheb 0,5 milli. Kui sedagi, võib-olla natuke rohkem. Ja siis ProShock treatment, mis on siis kehale rasva külmutamine. Ma olen tulevikus mõelnud, et kui ma olen õiges vanuses, siis ilmselt ma saan huultele täitvaid süste. Praegu mu huuled on üsna kitsad ja mitte väga sümmeetrilised. Ma arvan, et see näeks päris hea välja. Peamiselt jälgimas Hailey Bieberit. Ma olen enda välimusega suhteliselt rahul, kuid seal on ikkagi mõned asjad, mida ma sooviks, et oleks teistmoodi. Ka tugevad näojooned, väiksem nina. Mina jälgin Nikita Torias. Ta inspireerib inimesi olla teistsugused. Sa võid olla gei, sa võid olla trans, võib olla lesbi. Et Niki on ise trans ja sellepärast ongi äge vaadata. I'll probably say this Barbie was born again. Bye, Barbie! Ma olen 18, ma lähen äkki operatsioonile ja kuna mulle isiklikult ei meeldi, et mul on selline nina, et see on selline
kutsutakse Greek nose, kreeka nina, et sellega on raske pilte teha niimoodi kõrvalt, swipe profile. Ma olen Saara-Liis, ma olen 15-aastane, mul on nagu väikene arm siin silmalao peal ja ma tahaks nagu sellest armist lahti saada, sest siis kui ma nagu naeratan, siis mu silmad näeksid nagu sama suured välja. Tänapäeva noortel pole mingit kartust ette võtta erinevaid iluprotseduure, kuna nende mõjuisikutele on need ju nii hästi mõjunud. Kõigepealt tulevad mul üldse nagu ripsmed kabinetis, tulevad küüned ja siis tuleb laps, eks ju, ja vahepeal on huuled ka. Psühholoog Rita Rätsepa sõnul ei räägi aga kinni makstud suunamudijad ohtudest ega valust või segadusest, mis võib valitseda nende sees. Näite korrast on jälle sinna kaamerasse. Ja sa ütled, sellega ei ole valus, jah? Ei. Rätsepa sõnul pole me kunagi varem seisnud silmitsi nii võimsa psühholoogilise mõjutusvahendiga, milleks on sotsiaalmeedias ilutööstuse poolt värvatud suunamudijad, keda teismelised agaralt jälgivad ja jäljendavad. Nad vaatavad sotsiaalmeediast kõike seda, mis on ilus, seal on mingi ideaal, siis kui sa seda kogu aeg vaatad, siis su silm harjub sellega ju ära ja sa pead seda normaalseks. Ja siis tundubki, et nii peabki olema, sest see ongi ilus. On sattunud tõesti minu juurde noori neiusid, kuna meil on alaealistel vajalik lapsevanema luba, siis on nad tulnud koos emadega ja nad on tihtipeale tulnud selliste huvitavate soovidega, näiteks, et nende nägu on veel lapselikud ümmargune ja nad soovivad oma põskesid kõhnemaks teha, kas siis täitsa sellist nagu fat removalit, et ehk põserasva eemaldamine. Aga nemad soovivad siis sellist rohkem niisugust defineeritud lõuajoont ja kitsamaid nii-öelda näovaale. Ja siis ma püüangi selgitada mitte niivõrd sellele lapsele või selle lapsevanemale, et selliselt, et inimene lihtsalt tuleb, ütleb, et ta tahab, siis kahjuks meie juures ei saa. Suunamudija Aada Nelke osales 24-aastasena teles Tõsielu sarjas ning peale seda hakati ilutööstuse poolt pakkuma talle tasuta erinevaid protseduure, mille imelisest mõjust ta siis sotsiaalmeedias oma jälgijatele rääkima pidi. Sellises vanuses võib-olla aju ei ole nii välja arenenud, et ei oskanud öelda ei, võtsin kõik vastu. Ja mis sa vastu võtsid siis? Alustasime huule täitesüstidega. Sõbrannad ümber olid oma huuli süstinud ja ma ei tea miks, aga ma tundsin, et mul on ka seda jubedalt vaja. Ja huuled olidki esimene asi ja sealt edasi siis läks lõuajoone kohendamiseks ja kõikideks muudeks. Kuidas see lõuajoone kohendamine käib? Pannakse kanüül siit otsast sisse täiesti lõpuni välja ja hakatakse täiesti ümber ehitama sulle siukest 90-kraadist nurka siia lõuale, et lõuajoon paistaks teravam ja ilusam, aga no pigem juhtus see, et kui sa hambad kokku surusid, siis see filler hakkas niimoodi punnitama välja, et see nägi palju koledam välja kui see, mida pähe määriti. Rita Rätsepa sõnul asuvad inimesed sageli oma välimusega ekstreemseid asju ette võtma selleks, et leida lahendust enda sees olevale rahulolematusele, millel ei pruugi aga välimusega mingit pistmist olla. Ta tunneb enda sees ebakindlust ja nüüd ta saab mingi teadmise, et kui ma teen niimoodi, siis ma olen väärtuslik, ma olen keegi ja välimus on ju see, millega ma siis saan selle oma sisemise rahulolematuse ja kogu selle hormoonide möllu korda teha, et kui ma olen ilus, siis on minuga kõik hästi. Nüüd on ta võtnud endale pähe, et kui ta teeb endaga midagi, siis tema probleem laheneb. Tal on lootus. Nüüd ta teeb selle lahenduse ära. Aga tulemust ei tule, sest asjaga ei ole tegeldud selle juurpõhjuse tasandilt ja sellest võib tekkida hoopis sõltuks käitumine. Ahah, ma pean rohkem tegema. Külje pealt vaadates ma nägin välja täiesti part, et huuled olid väljapoole, neil ei olnud enam üldse seda ilusat kuju ega volüümi, nad lihtsalt nägid välja võltsid. Ja ajaga migreerus see aina ninale lähemale, alahuulest hakkas siia lõua poole juba migreeruma ja ma näen seda jumestajana nii paljudel tüdrukutel ja tahaks neile öelda midagi, aga see ei ole minu koht. Ka Aada tunnistab, et asus oma välimust muutma, kuna peale tuntuks saamist langes ta netikommentaatorite kriitikatule alla. Ikka jäi mu välimus kuidagi ette ja üldjuhul olid sellised üldised kommentaarid, et oi kui paks sa oled ja oi kui kole sa oled. Ja võtadki sellest kinni ja üritadki hakata siis nagu inimestele meeltmööda olema ja kuidagi ennast ilusamaks tegema. Ükskõik, mida pakuti, selle võtsin. Psühholoog Rita Rätsep näeb oma töös, et noored on sotsiaalmeedia ajastul jäänud oma tunnetega liiga üksi ja siit muud probleemid alguse saavadki.
Uuringud näitavad, et suisa 36% 15-aastastest tüdrukutest tunneb end alati või enamasti üksikuna ning 61% on viimase aasta jooksul kogenud vähemalt 2-nädalasi depressiivseid episoode. Minu selline arvamus on, et kõikide asjade taga on tegelikult armastuse puudus. Oma perekonnas armastuse puudus, kvaliteetaeg. Maailm on niigi ebakindel ümberringi. Ja nüüd, kui ta lükatakse sinna üksinda ekraanide ette, siis see on ühepoolne peegeldus, mis ta sealt saab. Ja see võib olla väga väärastunud peegeldus. Aga kui ta suhtleks oma vanematega silmast silma, kui paljud lapsed ei vaata silma? Nad ei oska oma tunnetest rääkidagi. Vanemad istuvad suures toas, scrollivad oma ussimänge või jumal teab mida ja nad ei ole kontaktis oma lapsega. Ja siis see laps lähebki iseenda suunas, et ükskõik, mida sa teed oma välimusega, sa ründad tegelikult iseennast. Iluoperatsioonid on ka väga suur agressioon enda vastu. Mina tundsin, et ma ei olnud enesekindlam, ma ei olnud õnnelikum, negatiivsed kommentaarid olid jätkuvalt minu suunas, et tegelikult see, mida ma üritasin selle filleriga nii-öelda plaasterdada ja kinni matta, ei muutunud mitte kuidagi ja see ei läinud kuidagi tegelikult paremaks. Et see lihtsalt oli teistsugune. Kõige grotesksem on selle asja juures, et kartes paaniliselt kortse ja keskendudes oma välimusele, vananeb noorem põlvkond võrreldes eelmistega kiiremini, sest stress teeb vanaks. Pealkirja all noored vananevad nagu piim võib leida välismeediast lõputult erinevaid artikleid ja telesaateid. I am Gen Z and nobody ever believes me. When my mom and I walk out in public, people think that my mom is my younger sister. No siis hakkabki keha hakkab rohkem tootma meil stressihormoone, kortisooli tase tõuseb ja kõik, mis tekitab stressi, see paratamatult tekitab ka põletikku ja põletik omakorda tekitab vananemist ja see on selline üks kaskaad, et see on ka üks vananemise peamiseid põhjuseid. Nii, et kui sul on stress, siis kahjuks jääd ka kiiremini vanaks. Nojah, seda on ju näha inimesed, kes on läbi elanud mingi suure trauma, on keegi hiljuti surnud või mingid rasked psühholoogilised aspektid elus, siis inimene muutub üleöö vanaks. Nagu ikka, kui miski läheb täielikult üle võlli, siis hakkab olukord muutuma. Mari Laasma sõnul võtavad üha enam Hollywoodi staare ja suunamudijaid täna välja oma rinna- ja tagumiku implantaate ning püüavad taastada oma loomulikke näojooni. Laasma ise on oma töös alati esikohal hoidnud loomuliku ilu väljatoomist ja säilitamist. Aga praegu sul huultes mingit täidet ei ole? Täidet ei ole ja täpselt sama efekti saab lihtsalt pliiatsiga, et ei ole vaja endale mingit mürki sisse süstida. Kõik on ilusad täpselt sellisena, nagu nad on ja ei ole vaja endale toppida mingit keemiat, ei huultesse ega implantaate kuskile rinda. Et see laps ei vaja neid iluoperatsioone, ta vajab oma ema, isa ja perekonda. Vundament inimese arukuseks ja enesekindluseks laotakse lapsepõlves ja selles on väga suur roll lastevanematel. Märgakem ja leidkem aega oma laste jaoks siis, kui nad on veel väikesed. Ja kui nad hiljem ei vasta teie ootustele, on aeg sügavalt peeglisse vaadata. Mitte selleks, et oma kortse üle lugeda, vaid tõdeda. Kui õigel ajal polnud sind kohal, siis nüüd pole enam õigust kritiseerida ja etteheiteid jagada.